tere, armsad teekaaslased, teeme kaardi lugemise nädalale 10–16 november ja sellel nädalal on teil võimalik ka tellida neid samu raamatuid, mida te siin ees näete. Üks on siis inglipäevik, mis on siis 21 päeva selline raamatpühitsus, on nii info, teave selle kohta, kuidas selle päeva ingli või inglite grupiga koostööd teha ja isetäitmise päevad ja ka mandalad, mida sa saad värvida. Nii et selline mõnus advendiaega või aasta alguses see tore kaaslane endale ja oma kallitele kingituseks, et aidata tõsta vibratsioonitaset ja saada tuttavaks enda kõrgema mina osistega, sest inglid on tegelikult meie ise. Meil on vaja lihtsalt õppida neid tagasi enda koostöösse kutsuma, kuna täismahus nad ei saa tulla, kui me neid ei kutsu. Ja teine raamat on siis Armastuse kutse, mille kohta te saate ka mu koduleheküljelt lähemalt vaadata nii blogipostitusest kui ka siis tellimislehelt. Siin on 50 taotluspalvet, mida olen kanaldanud viimase 2,5 aasta jooksul ja selle aja jooksul leidsin siis üles ka enda kaksikleegi ja selle kõige kohta te saate lähemalt lugeda ka sellest raamatust endast. Siin on 50 palvet selleks, et ennast taasjoondada kõrgeima olemusega, iseenda kõrgema valguse olemusega ja seega me magnetiseerime loomuldasa enda ellu ka sellised situatsioonid, olukorrad, inimesed, mis on meie kõrgeimaks hüvanguks ja on võimalik, et saad leida ka enda kaksikleegi, enda tõelise armastuse partneri, kui oled eemaldanud eest blokid, mis on seda takistanud ja see raamat ongi siis spetsiaalselt kanaldatud selleks, et seda aidata teha. Pluss ka see, kui juba oled suhtes, aga soovid suhet tervendada, tasakaalustada, harmoniseerida, siis siin on ka selleks spetsiaalsed palved, ka õnneliku abielu pühitsus ja perekonna õnnistamise palve, nii et ükskõik mis faasis sa enda suhtes parasjagu oled, siit võib sulle olla põnevat inspiratsiooni ja abi, et igaüks ei pea ise hakkama jalgratast leiutama. Vot selline eelteave, siis kuni 20. novembrini on nende raamatute ette tellimine minu koduleheküljelt soodushinnaga avatud. Aga läheme siis meie tänase kaardi lugemise juurde. Tunnetame, vaatame, mis on selle nädala põhilised energiad. Me oleme energiatsükli 13-päevase energiatsükli viimases osas, viimased 4 päeva ja siis algab ka uus energiatsükkel, millest räägime siis, kui jõuame selle päeva energia juurde. Aga praegu mind huvitab siis küsime kaartidelt juhatust, mis on selle nädala põhiliseks teemaks. Südamevalude tervendamine ja mineviku vabastamine, mis on ka täiesti ideaalne, kuna meil on kahaneva kuuaeg ja on väga selge see, et kui me oleme haiget saanud, siis on täitsa loomulik, et meie mõttetasandis, meie uskumuste süsteemis võib olla palju ebatõdesid, puudusteadvust, sellist ärevust, segadust, uskumatust, et asjad võiksid üleüldse paremaks muutuda. Ja seda see energiatsükkel ja uus nädal siis aitabki korrastada ja puhastada, et meil oleks jällegi jaksu ja tähelepanu ja fookust hoida enda unistustel. Nii et kõik need vabanemisprotsessid kiirendavad meie unistuste täitumist, nii et kui oled unistanud õnnelikust abielust, õnnelikust kooselust, õnnelikust maisest saatusest, siis tead, elu tuleb sulle praegu appi, et praegu on meiega väga võimas valguse meeskond ja näiteks just peaingel Rafaeliga koostöö tegemine võib väga hästi aidata. Selleks me võime kutsuda peaingel Rafaeli ja paluda, et kallis peaingel Rafael, palun ümbritse meid ja meie kodu ja meie elukogemused oma tervendava rohelise valgusega ja aita meil tunda ennast taas ennast armastavana, väärtuslikuna, rõõmsana, elutervena, voo poolt kantuna. Sellel nädalal on väga kasulik teha igasuguseid vabastavaid vaimseid praktikaid.
on see siis vabastav hingamine, kirjutamine, laulmine, tantsimine, kõik see, mis aitab meil tunda ennast taas tugevamana, et me ei oleks ohvritunde kehastused, et sellest ohvritunde rollist on vaja õppida välja astuma. Ja seda me saamegi jällegi teha läbi otsuse. Mina otsustan, et ma võtan täieliku vastutuse oma elu eest ja kõik need vanad valud, mineviku karmad, mineviku sündmuste energialaengud annan vabaks ja olen valmis vastu võtma õnnistused, kergenduse, lihtsuse, rõõmu ja võtan tagasi enda väe kõikidest nendest olukordadest, mis on mind varasemalt rõhunud, alla surunud, haavanud või toonud negatiivsusesse. Ole muutustele avatud on selle nädala põhiline, ütleme siis võti, mis toob meile selle kergenduse ja vabanemise ja tagasi enda maagiolekusse voolamise. Meid aitab seejuures see, et me teeme asju täiesti endale eripärasel moel. Me ei pea tegema asju alati nii, nagu kõik teised teevad. Me võime valida täiesti omamoodi enda protsesse teha ja selles ongi sinu vägi, et sa teedki asju just nimelt enda moodi. Oled endaga hästi siiras ja tunnetad, et kuidas sina soovid, et see kogemus läheks, kuidas sina soovid, et su elu läheks. Praegu siirus ja ausus on see, mis tõstavad meid nendest vanadest karmalugudest välja. Tingimusteta armastust, et kui see on midagi olnud nagu sellist, mis on pannud tundma, et ma ei julge enam ennast armastusele avada, siis tasuks uurida oma südamelt, äkki see, mida sa õppisid, oli lihtsalt ettevalmistus, et sa ei läheks oma tõelise armastuse suhtesse või järgmisesse eluperioodi, et sa ei läheks sellesse perioodi sisse selliste hirmudega, sest kui sa lähed hirmuga mingisse protsessi sisse, siis sa hakkad seda hirmu looma, et enne kui midagi uut alustada või uut etappi alustada, on hea ennast täielikult ära neutraliseerida. See ei tähenda seda, et sa pead heaks kiitma seda, mis varasemalt on olnud, aga sa ujutad kõik need olukorrad ise armastuse õnnistusega üle, sest armastus on tugevam kui hirm ja armastus teab, kuidas neid olukordi ja neid inimesi üles äratada või kasvatada, nii et praegu sellel nädalal on hästi oluline, et me paneks tähele, missuguseid mõtteid me mõtleme, et me ei külvaks oma hingeaeda ohakaid, vaid ikka selliseid kauneid hingelilli, nagu me soovime, et seal tegelikult ka õitseksid. Tingimusteta armastus ei tähenda seda, et me laseme endast üle rullida, me võime panna selged piirid ja otsustada, kuidas me elada tahame. Aga seejuures me ei hoia kinni sellest vanadest vigade registrist selles mõttes, et muudkui eeldame, ootame, et inimesed käituvad veel ja veel ja veel samamoodi, et on loomulik, et me oleme inimesed ja me õpime ja kõik võivad teha vigu. Aga see ei tähenda seda, et me peaksime ennast sulgema maailma eest, vaid tegema selgemad kokkulepped. Sageli elu kutsub meid olema kannatlik, sest kohe ei pruugi viljad näha olla, et kui me taotlused lausume ja kohe ei ole su soovid täitunud, siis järelikult sul on vaja puhastada oma võimalik, et lausa tuleb, et südametunnistust on vaja puhastada, et vaadata, et äkki sa oled ise samamoodi käitunud nagu see, mida sa inimestel oled ette heitnud või missugust kannatust sa oled kogenud, et siis tasuks ikkagi vaadata, et äkki ma ise olen mingit samamoodi asja teinud, sellepärast ma nii pahane olen, kui keegi niimoodi teeb. Aga see lahti laskmine ei pea siis tähendama ilmtingimata seda, et me peame kellestki või millestki lahku minema, vaid me laseme lahti sellest emotsionaalsest taagast
ja anname need kogemused algallika kätesse lahendada ja oleme kannatlikud, et sinu unistused ja soovid hakkavad kiiremini täituma, mida rahunenum sa oled. Et selleks, et olukorrad saaksid ruttu liikuda, on meil vaja osata enda sees olla väga hästi kohalolekus, sellises sisemises vaikuses, sisemises rahus. Ja üks asi, mis sellel nädalal on väga ilus, et ühest küljest on võib-olla selline suurem minevikusündmuste, minevikumälestuste puhastus meie rakumälust, aga teisest küljest on jällegi see, et niipea kui me teeme ruumi enda sees ja laseme need vanad eluhoiakud ja kaitsebarjäärid, mis me oleme inimeste suhete vahele ehitanud, kui neid peaks olema, kui me need vabaks anname, siis meile tulevad täiesti geniaalsed ideed ja suurepärased mõtted ja jumalikult juhatatud inspiratsioonivood. Et see on selline väga energiataset tõstev nädal. Teisest küljest see võib jällegi ollagi nii, et kui vibratsioonitase tõuseb, siis tulevadki üles need plokid, tänu millele varasemalt ei ole sagedus nii kõrgele saanud tõusta, et siis ei ole vaja muud teha, kui see kõik lihtsalt oma südametules, nagu halud paned oma südametulle, need mälestused, kogemused, kes mida ütles või kuidas käitus või jättis midagi tegemata, et kõik sellised pettumuse ja frustratsiooni energiat hästi teadlikult ümber transformeerida. Et ma tunnen, et siin võiks olla hästi vajalik sellel nädalal ka väga hea maandus, sest et kui need suured protsessid meie sees toimuvad, siis on lihtne minna usaldamatusesse oma peas ja öelda, et ma ei tea, kas ma saangi hakkama või kui õudne, et see sündmus mulle meelde tuli. Võimalik, et mingid lapsepõlve teemad, võib-olla mingid mälestused, aga tea seda, et sinu elutahe, see, et sa tahad elada õnnelikuna, see aitabki kõigel sellel kõige kiiremal moel ümber transformeeritud saada. Nii et siin ei ole vaja ennast nagu lukku keerata, kui tugevad tunded tulevad, vaid veelgi julgemalt ennast väljendada. Ja see võib tähistada seda, et mitte, et sa pead minema kõikidele inimestele nüüd nagu kõik nagu näkku ütlema, vaid see võib tähistada ka seda, et kirjuta need kogemused välja endast või laula või sodi või mine jooksma või tee midagi sellist, et sa saad nagu väljendada seda energiat, mis sinu sees on kinni olnud. Võib-olla mõne inimese jaoks tuleb siin ka väga hea inspiratsioon, et teha mingisugune laul, mingi loits, mingisugune selline vabastav tervendusprotsess kanaldada enda ja teiste jaoks. Et nagu ma ütlesin, et niipea kui see vana seisev energia on liikuma läinud ja üles tõusnud, siis mitte seda tagasi alla suruda, vaid teadlikult transformeerida. Mina transformeerin kõik egomustrid, kõik hirmud, kõik ärevused, kõik ohvritunded, kõik saamatuse tunded, abituse tunded. Ma transformeerin need teadlikult endale kasutatavaks väeks ja ma valin selle energia nüüd ümber suunata enda ülestõusu toetuseks, et ma valin tõusta duaalsustest kõrgemale. Ruumil on väga ilus luuletus, et on üks paik kõrgemal heast ja halvast. Kohtume sinuga seal. Et see on just see energia, mida praegu elu kutsub meid tooma enda ellu. Mitte selleks, et nii-öelda need, kes on halvasti käitunud, et need nii-öelda karistamatult saavad edasi teha samamoodi, vaid see, et me anname ennast nendest lugudest vabaks ja küll universum oskab nende inimestega tegeleda, kes selliselt on käitunud. Ja kui me avastame, et me oleme ise selliselt käitunud, siis mõttes, südames või ka otse inimestelt vabandust palumine ja endale andestamine võivad olla need vajalikud võtmed, mis meid sellel nädalal väga hästi aidata saavad. Et see, kui sa neid energiaid teadlikult transformeerid, hakkab sind imeliselt edasi kandma, et see annab sulle sinu tuleviku jaoks tohutult
hea turvatunde ja sellise edasiliikumise ja naudingu selleks, et mitte kõik kogemused, mida me oleme kogenud, ei ole ju isegi sellest elust päritki, et need on eelmiste elude mingisugused karmad ja asjad. Ja kui nüüd on kellegagi sellised vanad valud üles kerkinud, siis see hoiak, mida elu soovitab võtta, on suuremeelsus. Et ma ei pea vastama samaga, nagu mulle on tehtud või mulle on pakutud midagi, vaid et ma võin jääda enda kõrgemasse olemusse ja tõusta nendest tasanditest kõrgemale. Et me ei pea siin mõtlema, et ma olen parem kui teised, vaid see, et aga mina panustan selle planeedi tervendusse selliselt, et mina valin ennast nendest lugudest vabaks anda. Ja kui me oleme tänulikud selle kogemuse eest, sest kui sa teed selle ülestõusuprotsessi, sa tunned ennast väga-väga palju paremini, siis läbi selle protsessi, mis sinuga on nüüd toimunud, sa saad endale terveks eluks kaasa sellise sisemise tugevuse, mida sa võib-olla ei olegi varasemalt üleüldse kogenud, et sa tuled oma kuninglikku minasse, oma kõrgemasse minasse palju väekamalt kohale ja see on väga suur kerguse tunne, mis saab meisse tulla, kui me nendel vanadel lugudel ja valudel minna laseme. Nii et kui mingid kohad üles kerkivad, siis haara sellel vool nii-öelda härjal sarvist ja liigu kohe transformeerimist tegema, et mitte jääda ootama, vaid kohe astu praktikasse, usalda enda intuitsiooni, kuidas seda ümber transformeerimist teha, sest see, mis tahab ennast su elus ilmutada, on väga suur rõõm, õnn, väga rahulolev, et sa oled endaga väga rahul ja leiad täiesti uue rahutunde endas, kui need kui sa tunned, et sa saad nagu seestpidiselt tühjaks, et sa ei ole enam selline anum, mis on valu täis. Et kehast need ragumälust vanade teemade vabanemised on ebamugavad, võivad olla väga ebamugavad, aga samas, kui need on vabanenud, siis tuleb ellu palju suurem elujõuvoog ja tuleb selline nauding ja kergus ja helgus ja selline soojus ja südamlikkus ja kohe terve maailm muutub ilusamaks, et värvid on kirkamad ja inimestega suhtlemine ei valmista enam nii palju kannatusi, sest varasemalt on seal olnud mingid hirmud vahel. Et vot selline suur ülestõusu protsessi nädal on meid ees ootamas. Aga see kõik ei tähenda seda, et me ei võiks rahulikult olla, et sa ei pea nüüd kartma, et oi, nüüd ma pean tohutult valmistuma mingisuguseks hirmsaks puhastuseks sisemiselt, et see ei ole see, vaid see on see, et see vabanemine toimub sinu hinge poolt juhatatult, nii et sa ei pea üldse pingutama. Ja see ei pea olema üldse mingi dramaatiline kogemus ka, et võib-olla mõnel juhul on see selline väga sügav protsess, aga see sõltub nüüd sinu hinge olekust, et missuguses seisundis sa oled, kas sa teed igapäevaselt vaimseid praktikaid, siis suure tõenäosusega sul läheb see vabastav nädal väga lihtsalt, et sest sa juba oled harjunud sellega, et sa teed hommikul oma vabastava hingamise ja võib-olla siis tuleb mingi asi meelde ja siis hingad selle välja, annad selle algallikale, et see ei pruugi üleüldse olla selline mingi tohutu draama kogemus, et seepärast ongi see igapäevane vaimsete praktikate tegemine ja vabastamine väga kasulikud, sest siis ei ole nii, et ühe korraga tuleb mingi tohutu tornaado, vaid et me saame niimoodi vaikselt natukese haaval kogu aeg seda stressi oma kehast järjest rohkem minema. Ja kui sa ei ole õppinud mingisuguseid vabastavaid asju tegema, siis see nädal on täiesti ideaalne aeg sellega ka regulaarselt alustada ja praegu on ka nii palju YouTube'is tasuta igasuguseid hingamisvideosid, koputamisi ja mida iganes. Ja kui sa oled õppinud reikit tegema, siis see vabastamine
võib-olla ka selline, et su tavateadvusesse ei tulegi midagi üles, et lihtsalt tunned, et sa vajud sinna valgusesse ja suurde õndsuse ookeani sellega üheks ja siis see õndsuse ookean ise puhastab su rakumälust kõik ära, nii et see ei pea sul isegi meelde tulema. Aga kui tulevad mingid asjad, siis ära ehmata sellest. Need on rakumälu puhastuse protsessid. Praegu laskuvad siia planeedile väga kõrged valguskoodid, mis muudkui puhastavad ja vabastavad meid. Ja minu koduleheküljelt saad tulla ka siis kuulama meditatsiooni spetsiaalselt, et seda teemat toetada armastuse energias. Vot nii, aga hakkame siis vaatama päevade kaupa energiat ülevaadet. Alustame siis 10. novembrist. 10. november on sellise energiaga päev, mis kutsub meid oma elu korrastama, et meil oleks rohkem mängulist ruumi aega. Et kui kodu on korras ja mõtted ja energiad on korras, siis on ju väga palju lihtsam tunda, et elu on selline mänguline ja mõnus ja nauditav. Et see, mis selle päeva nii-öelda nagu väljakutse võib-olla on see, et me jääme liiga palju ikkagi vaatama seda, mis seal minevikus ei olnud nii, nagu oleks tahtnud, et oleks olnud. Et siis on vaja pilk pöörata selles suunas, aga mis mulle praegu meeldib, et mitte lõpmatult jääda leinama seda, mida ei ole, vaid ikkagi tulla hästi suurde teadvelolekusse, aga mida ma siis tegelikult tahan, kuidas mulle tegelikult meeldib, kuidas ma saan nii teha, et täna on mu elu parim päev. Et okei, mingisugused sündmused varasemalt ei olnud maailma kõige lahedamad, aga kuidas ma saan nüüd nii teha, et praegu on kõige parem. Ma taotlen taipamist, ma taotlen mõistmist, ma taotlen kõige selle vabaks andmist, mis mind enam ei toeta ega teeni. Et ole hästi julge on soovitus sellel päeval. Et kui sa näed, et sul on sellised ikka mingid vanad teemad ujuvad üle, siis kas või kirjuta need välja endast ja anna universumile sinna kõrvale kirjuta, aga mida sa siis tegelikult soovid. Et annad vabaks mingisugused kogemused, aga siis saad selle energia ümber suunata ja keskendada ikkagi oma tähelepanu sellele, aga kuidas sa siis tahad, et tulevikus oleks. Ja soovitus on sellel päeval mitte väga palju raha välja anda, et pigem olla sellel päeval kokkuhoidlikuna, võib-olla, no näiteks on selline kogemus, et on paha tuju ja siis mõtled, ma lähen lohutan ennast shoppamisega, aga pärast saad aru, mis asju ma siin üldse olen kokku ostnud, et see ei ole väga hea päev, et teha suuri väljaminekuid või selliseid spontaaноstusid, et pigem teha oma mineviku energiate transformatsiooni, et just need vanad seisma jäänud energiat saaks kõik ümber suunatud nüüd tuleviku unistuste täitumise toetuseks. Ja sa saad aru, et sa oled ennast piisavalt puhastanud, ütleme niimoodi, et sa oled täitnud selle päeva missiooni, kui sa tunned, et sul on väga hea ja lihtne olla kohalolus, et sa ei taha enda eest ära põgeneda. Et üks kogemus, kuidas sa võid ka aru saada, et sa oled ikkagi põgenemisprotsessis, on see, et sa ütled, et mul ei ole aega endaga tegeleda, aga siis näiteks scrollid internetis ringi või vaatad mingeid mõttetuid seriaale, mis sind tegelikult ei huvita. Et see kõik võib olla märgiks selle kohta, et sa ei taha mingit tunnet endast lõpuni ära tunda või vastu võtta. Et siis on soovitus vaadata, et aga mille eest ma praegu põgenen ja paned need kogemused kas või kirja, kirjutad endast välja ja annad need kõik universumile, et universum, taotlen kõik need energiat ümber transformeerida mind toetavaks, jõustavaks kohalolu energiaks. Sest nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, siis kes soovib, et unistused väga kiiresti täituks, on vaja osata olla kohalolus, rahus ja usalduses. Ja seda protsessi saab järk-järgult endasse juurutada, et kui sa oled pidevalt ringi sebinud ja jooksnud, on loomulik, et see kohalolu praktika ei pruugi olla veel nii
tuttav, tundub kuidagi võõras, et mis asja, ma ei teegi kogu aeg midagi, aga see aitab sul nagu seda mees- ja naisenergiat hästi tasakaalustada, kui sa lubad endal lihtsalt ka vahepeal olla. Ja rääkides nais- ja meesenergiate tasakaalustamisest, siis 11.11 maagilisel kuupäeval algab ka 11-päevane internetiseminariprotsess, mida saad endale sobivatel aegadel vaadata, kuulata, kogeda, mis aitabki siis mees- ja naisenergiaid tasakaalustada ja selle kohta on siis info mu koduleheküljel üleval stellashakti.com, et kui tahad, siis võid tulla sellisele eneseväästamise teekonnale meiega kaasa. Selles protsessis me õpime tasakaalustama ennast, et elu saaks sujuda kergemini, sest kui mees- ja naisenergia on tasakaalus, lähevad kõik asjad elus tegelikult paika, kõik eluvaldkonnad hakkavad väga jõudsalt liikuma palju suuremasse naudingusse. Et see on väga hea isikliku transformatsioonipäev ja väga hea päev, et alustada mingisugust uut teekonda, uut eluhoiakut, võib-olla ka muuta käitumisharjumusi, söömisharjumusi, sisemisi hoiakuid, sest et see, kuidas me suhtume või suhestume maailmasse, hakkab ju tooma meile seda elupilti, kuidas siis elu meile tundub, et üks väga hea küsimus, mida endal küsida on see, et kas ma näen, et elu on sõbralik ja toetab mind või ma arvan, et elu on minu vaenlane. Ja see on nagu selline tõelik baasküsimus, millele võimalik, et me saamegi igal päeval vastata täiesti eri moodi, aga põhifoon on selles, et tegelikult universum alati aitab meid ja kui me ei ole selle tundmuseni ära tunnetanud, siis järelikult oleme me ise oma mees- ja naisenergiatega nagu need lähevad risti, et tunne ütleb ühte, aga tegutsemine või rääkimine on teine. Et see 11.11 päev ja see energia siin praegu väga hästi toetab sellist kooskõlastumist, harmoniseerimist ja seda, et me võtame nüüd enda elu juhtimise, enda energiate korrastamise, ümberkorraldamise ikkagi täielikult enda kätesse ja taoline vastutuse võtmine, enda elu juhtimine toob meile väga võimsa ülestõusmise energia ja väga suure kergenduse. Nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, siis see ei pruugi tunduda alguses, et oo jee, kui tore, et tuleb hakata energiaid transformeerima, aga see tõesti toimib. Nii et kui sa oled inimene, kes ütleb, et mul ei ole kunagi enda jaoks aega, siis tasuks hästi siiralt ja ausalt vaadata, et äkki ma lihtsalt räägin seda lugu, sest ma ei julge endale otsa vaadata, ma ei julge vaadata neid teemasid, sest äkki on midagi nii koledat seal, millega mul on nagu hirm tegeleda. Et mida ma siis soovitan, on nagu vähenda enda neid segaaegu, et okei, sa tahad vaadata seriaale, tahad scrollida, tee seda, aga hakka võtma ka selliseid väikseid, kas või 5 minuti pause, et nii, järgmised 5 minutit ma keskendun enda elu korrastamisele. Ja siis ma võin tagasi minna nendesse nii-öelda lõõgastusprotsessidesse, mida iganes sa teha armastad või kuidas olla. Et selline teadlik segajatest välja astumine tegelikult aitab tervendada meie naisenergiat väga hästi. Ja selle päeva energia ütleb, et sul on vaba tahte alusel vaja ise valida enda teemant olemusse, enda kõrgemasse olemusse, enda jumalikku olemusse tulemine. Et see ei ole sündmus, mida sulle nii-öelda nagu väljapoolt keegi tuleb ja teeb, et äratab sind täielikult sinu õndsusesse üles, et siin on vaja, et kui sa tunned, et sa oled ikkagi hirmukoorikute või ärevuse koorikute all nagu peidus veel või mingil moel varjumas oma tõelise ilu ja tõelise vägevuse eest, et siis seda läbimurret saab teha sellel päeval ja selles
energiavoos ikkagi vaba tahte alusel. Aga ilus lugu on see, et niipea kui sina valid vaba tahte alusel, et sa soovid kogeda enda kõrgemat olemust, enda kõrgemat teemat olemust vastu võtta, siis koheselt algallikas vastab sulle ja et see transformatsioon või ümberhäälestus tuleb väga ilus ja harmooniline. Nii et see, mis alguses võib tunduda hirmu ärata, võib-olla oled isegi kuid või aastaid mingile teemale otsavaatamist edasi lükanud, siis see, kui sa seda lõpuks ikkagi teed, siis sa võid imestada, et mis asja. Seda 5 minutit kartsingi siin siis või. Et jah, et kui on ikkagi selline suurem segadus ja ei ole üldse võimalik rahustada oma meelt, siis minna metsa või parki jalutama ja paluda, et loodusjõud aitaksid sust eemaldada need raskused, võib-olla ka kallistad puud või lausa mine jookse kuskil männimetsas, et tee midagi sellist, mis sulle aitab tunda, et sa oled loodusega üks. Hinga värsket õhku, tunneta, et õhk on loodus. Kallista puud, pane kas või käed maha, tunneta maapinda. Võib-olla keegi käib ka talisupplemas, siis teil ei pea ilmselt seda selgitama, kui hea on loodusega kontakt, aga ühesõnaga, et leia ükskõik mis viis, mis aitab sul praegu protsessile kaasa, et mina ise olen oma elu juht ja valitseja. Mina praegusel hetkel valin tulla enda rahu ja õndsuse olemusse tagasi. Universum, aitäh, et sa aitad mind. Ma olen avatud kõrgemale abile. Ma kutsun oma kaitseenglid, vaimsed teejuhid, sest et selle päeva energiat, kuidas need voolavad, sõltuvad hästi sinu vabast valikust. Kui sa ütled, ma ei viitsi, mul ei ole aega või mul on hirm, ma ei taha, siis seda läbimurret ei tule, sest et universumi seadus on see, et meil ei saa valgusmaailma poolt appi tulla, kui me seda ise ei küsi. Nii et siin on selline ise küsimine, mis toob meile tervenduse ja mitte lihtsalt, et korraks on hea olla, vaid meie valgusmaailmaga ühendus taastub selle kõrgeima potentsiaali kohaselt ja seda selle päeva energia kutsubki meid tegema, et ühendu enda kõrgema olemusega, enda keskse päiksega enda sees, sest sinu keskpäike sinu enda sees tahab sulle tuua kõik selle, millest sa oled unistanud, et on vaja lasta sellest inimlikust ja isiksuse, kuidas ma ütlen, nagu ületähtsustamisest lahti. Lasta lahti, jah. Okei. 12. november on pöörangupäev. Selle päeva energia kutsub meid olema hästi suures kohalolus. Kui sa oled nüüd eelmisel päeval teinud seda ettevalmistust, siis sul peaks olema väga selline mõnus voog terve päev, et sa oledki kohal, sa oled algallika poolt hoitud, sa tunned ennast turvaliselt, sul on mõnus ja rahulik. Ja kui nüüd ei ole seda lõpuni rahu, siis on selge suunis siin, et tee sügavam sisevaatlus, võta oma julgus tagataskust välja, pühi tolmust puhtaks ja kasuta. Ütle endale, et saagu mis saab, ma valin kõik neutraalselt ja ausalt läbi vaadata. Ma olen avatud sellele, et ma näen tõde, et ma näen lahendust, et ma näen, mida mul on vaja näha selleks, et see olukord, minu elu ja minu elukvaliteet saaks praegusel hetkel muutuda paremaks. Et sul on vaja kuulata enda sisetunnet ja siin on võimalik, et tuleb üles mingisugune teema seoses oma elurütmiga. Et kuidas me oma elu elame, et kas me saame piisavalt olla lihtsalt olemises, naisenergias, vastuvõtlikkuses või me oleme läinud liiga palju asjalikkusesse, organiseerimisse, korraldamissesse. Et praegu, kui sa asjadele ausalt otsa vaatad, tuleb sinusse tagasi valgus. Ei olegi vaja nagu tohutult
kuidas ma ütlen, midagi teha, vaid lihtsalt nimetada asju õigete nimedega. Et sul on turvaline seda sisevaatlust ja sisemist inventuuri teha. Valgusmaailm on väga jõuliselt praegu tulnud appi. Nagu ma eelmise nädala videos ütlesin, ma kordan üle, et see energiatsükkel, kus me praegu asume, ongi siis jumaliku abi vastuvõtmise, jumaliku abiga koostöö tegemise, võimendamise energiatsükkel. Ja niipea, kui sa oled ennast avanud ja lõdvestanud, tuleb sulle juhatus, sulle tuleb selge visioon, sulle tuleb nägemus, sulle tuleb taipamine. Kuidas edasi liikuda nii, et sa oled oma unistuste täitumise energiaga täielikult joonduses. See, et tuli nii-öelda panustada selleks, et sellesse kohta välja jõuda, on normaalne. Et enne kui me jõuame taolisesse teadvuse seisundisse, kus me ei pea enam midagi unistama, me ei pea midagi mõtlema, meil ei ole vaja midagi otsustada, toimub meie eludes eelnevalt puhastusprotsess. Et meil on läbi selle suur puhastuse võimalik jõuda sellisesse teadvuse seisundisse, kus me lihtsalt olemegi kohalolu kehastuseks ja kõik voolab justkui iseenesest meie elus, et ei ole vaja siis enam tohutult palvetada ja luua oma mõttega otsuseid ja valikuid. Et neid ümberhäälestusi on vaja teha sellel ajal, kui me oleme veel suuremas stressis, suuremas pinges, ärevuses hakanud minema hirmu teed mööda. Siis on väga kasulik neid taotlusi ja otsusi teha, et oma pilk pöörata ikkagi õitsengu poole ja see aitab meil rohkem rahuneda. Et tegelikult kogu vaimse ärkamise eesmärk on lõdvestumine. Et valgustunud olek ongi lõdvestunud olek. Ja selleks, et ennast sellesse lõdvestusse aidata, on väga hea siis just nimelt seda südame tervendust teha, südamega suhtlemist praktiseerida. Ja kui soovid, siis mu koduleheküljel YouTube'i kanalil, on olemas ka video nimega Võluvõti number 7, südame hääle kuulamine. Et ma soovitan siis seda videot uurida ja kasutusele võtta. Sest et su südamel on selge juhatus, kuidas kõik saab minna kõige kõrgemal moel. Ja see imeline, maagiline oma maagi energiaväesse tõusmise energiatsükkel lõpebki siis 13. novembril. Ja selle päeva energia, kui sa nüüd ei ole just risti vastupidi kõigele sellele läinud, mida su hing ja rõõm on sind juhatanud, siis selle päeva energia on tõeline pidupäeva energia. Et see, kuidas on su kõrgem mina, nii palju, kui sa seda vastu oled võtnud, nii palju see siis sinu reaalses igapäevaelus nüüd ka välja paistab, et sa saad praegu tunnetada sellel päeval väga selgelt, et kui puhtaks sa oled oma teadvuseruumi muutnud, kui su teadvuseruum on puhas, siis sa tunned ennast tõelise lõvina, hästi enesekindel, hästi kiirgav, hästi särav, hästi võimas, hästi maagiline tunne. Kui nüüd on selline vastupidine tunne, et appi, mul on tunne, et ma olen hiireke ja see lõvi sööb mind varsti ära, siis on soovitus, et tee ükskõik mis tervendusprotsessi, et sellel päeval mida iganes sa teed, et ennast aidata, kõik töötab väga hästi, et võta meditatsioon, kuula, tee mingisuguseid tervendavaid praktikaid, kutsu Jumalat appi, algallikat appi, ingleid appi. Mida iganes sa sellel päeval enda aitamiseks teed, see tohutult hästi toimib. Väga hea tervenduspäev on see tõesti suurepärane päev, et teha šamanistlikke praktikaid või selliseid iseseisvaid vaimseid praktikaid. Et kõik, mis sa sellel päeval teed 1000-kordselt, sul aidatakse puhastuda nendest vanadest teemadest või mustritest, kui neid peaks veel olema. Sinu rakumälus, sinu DNA-s mingisuguseid ebasobilikke
protsesse. Et ka kui lähed näiteks, ma ei tea, hambaarsti juurde või lähed kuhugi, kus sind aidatakse, siis enne kui sa sinna arsti juurde tooli istud, siis ütled niimoodi, et ma kutsun algallikaväe mind tervendama, et sa võid täiesti kutsuda läbi teiste inimeste seda energiat endale, mida sa tahad, et see on selline väga suur valgustatuse, pühitsuse päev ja kõik protsessid peaksid toimima täiesti imeliselt. Et see on selline suurte õnnistuste tulemise ja toomise päev. Parim, mida sa saad sellel päeval, hommikul ärkad üles, ütled, ma olen vaba, mu hing on vaba, mu süda on vaba, ma olen vaba valima seda, mida ma soovin. Ja vabadus ei pea tähistama seda, et sa pead lahku minema, see võib tähistada seda, et ma olen vaba koos olema selle inimesega, kellega ma soovin koos olla. Ja on ka soovitused, kui tunned, et tahad veelgi rohkem südant avada, joo hibiskuse teed, mingit punast marjateed ja tervenda oma südamekeskust otsusega, valikuga. Minu süda ja algallika süda on üks. Sündigu minu elus armastuse kõrgeim tahe. Olen valmis vastu võtma kõige armastusküllasema reaalsuse, mis minu jaoks vähegi võimalik. Aitäh! Nii, ja läheme kohe järgmise energiatsükli juurde, nii põnev. 14. november. 14. november toob meile tervendava visiooni energiatsükli alguse. Mis tähendab seda, et need energiaprotsessid, mis siin on eelnevalt olnud, eks ole, üle-eelmine energiatsükkel oli Kundaliini kanali puhastus. See energiatsükkel oli nüüd selleks, et me saaksime oma rakumelust ära puhastada kõik, mis on nüüd olnud kuidagi ebakõlaline, ikkagi oleme olnud jäikuses mingis kohas, mingites teemades. Tuua sellist pehmendust ja hoituse tunnet ja turvalisust läbi algallikaga ühenduse taastamise, siis see energiatsükkel nüüd, mida suuremat puhastust, mida suuremat tervendust ja korrastust sa oled teinud, toob sulle imelised uued nägemused, visioonid, taipamised, mõistmised. Põhimõtteliselt meid valatakse uue infoga üle või siis tuletatakse meelde hästi ära unustatud vana info, mis aitab meil väga hästi edasi liikuda. Nii et kui sa oled unistanud, et ma tahan ette näha, ma soovin ette teada, siis õnnitlen sind alates 14. novembrist. Järgmised 13 päeva hakkab sulle neid suuri allalaadimisi ja mõistmisi ja taipamisi tooma. Super! Ootamisaeg on möödas, et just nimelt, et kui sa oled oodanud, et näeks ma juba või saaks ma juba aru või taipaks ma juba neid kohti, siis nüüd see ootamine saab läbi. Võimalik, et sa näed siin ka väga hästi inimesi läbi. Kui on olnud mingisugused rasked kohad inimestega, kes on käitunud isekalt ja üleolevalt või mingis mõttes nagu domineerivalt sinu üle, mis ei ole olnud meeldiv sinu juhtimine, vaid pigem tajutav kui kiuslik või väiklane käitumine, siis ka need inimesed saavad nii-öelda paljastatud, et meil võetakse roosad prillid eest ära. Ja sellest ei ole midagi, kui meil need protsessid on olnud, sest mitte ainult ei vabastata meid nii-öelda nagu vale ootustest, et me oleme inimestele liiga suured ootused pannud, kes ei ole oma arengus sellises kohas, nagu me oleksime soovinud, vaid ühtlasi antakse meile ka selged juhised, kuidas nende olukordadega toime tulla nii, et sa rohkem ei saaks haiget. Palun, väga suur vaimse maailma juhatus ja toetus, mis toob sulle väga suure õitsengu. Et kui siin on nüüd keegi läinud armastuse kõrgema tahte vastu sinu suhtes, siis sind tõstetakse
sind aidatakse ja sind toetatakse tulema välja nendest sügavatest, ütleme, sisemistest võitlustest, sest võib-olla sa oled olnud nii heatahtlik ja heasoovlik ja soovinud kõikidele parimat ja samas sa oled kulutanud oma energiat väga palju sellele, et aidata või püüda aidata kedagi või kuidagi teha koostööd kellegagi, kes isegi ei soovi seda. Siis see, mis sinusse saab tulla, on suur rahu, et see on suur selline karma tsüklite lõpetamise energiaperiood. Kui sa nüüd oled elanud oma südame järgi, siis peaks tekkima olukord, et ka sinu nii-öelda võlad, mis sul teistel on, aidatakse mingil moel väga kergelt kas lahendada, puhastada, korrastada, et väga hea on näiteks teha tagasimaksed kõigile, kellel on midagi vaja veel tasuda. Ja on ka võimalik, et sulle tasutakse tagasi ja kui mitte nende inimeste poolt, siis sul tuleb kuidagi teistmoodi see abi, et ma ise tunnetan ja eeldan, et siin kanalit vaatavad nagu ausad inimesed, kes ei tee teistele teadlikult nagu ei põhjusta kannatusi. Et aga ühesõnaga, siin on selline universaalne tasakaalustamine hakkab toimuma, et need, kellel on nii-öelda universum näeb, et on liiga tehtud, neid hakkab universum aitama. Aga need inimesed, kes on ikkagi läinud väga palju südame vastu, et nemad hakkavad nüüd seda karmat tasuma universumile, et ikkagi me lõikame seda, mida me külvame. Ja kui on nüüd sellised suured äärmuslikud olukorrad olnud, kus on väga suured protsessid ja väga pikaajalised protsessid, mis on vaja nii-öelda nagu universumilt abi, siis sa saad kiirendada seda, et elu tuleb sulle appi läbi selle, et sa võtad endas valitsejanna hoiaku, et sa tuled hästi kohalolusse, et sa ei rabele, sa ei kiru, ei helista sõbrannadele ja räägi kõigile oma raskeid lugusid, vaid sa istud maha ja päriselt tunnetad seda, ka universum on mu selja taga. Ma teen asju enda südame järgi, universum on mu selja taga. Universum korraldab minu jaoks asjad kõige kõrgemal moel. Ma olen tänulik juba ette sellest, et kõik laheneb kõikidele kõige kõrgemal moel. Sellise hoiakuga sa kiirendad seda protsessi. Rahunemine kiirendab kõiki vabanemisi ja kõiki abienergiate saabumisi. Võtan korra veepudeli, ma tulen kohe tagasi. Nii, aitäh kannatlikkuse eest. Et nii nagu siin selles Maias tegi kalendris on need 13-päevased tsüklid, siis siin on siis ka 9-kuulised tsüklid. Ja praegu see, kuhu me oleme sisenenud, on siis üks viimastest 13-päevastest tsüklitest. Ja kes on mu kanalit kauem jälginud, siis ma palusin, et selle 9-kuulise tsükli lõpus vaataksite ja tunnetaksite, mida te soovite oma hinge tasandil selle 9-kuulise tsükliga enda ellu luua või missugustele protsessidele alguse panna. Ja mul on tunne, et see
visioonitsükkel, kuhu me praegu siseneme, see 13-päevane tsükkel, võib tuua nüüd ka väga, ütleme siis selliseid, ma ei taha öelda, et ehmatavaid, aga ütleme, et väga järskusid taipamisi või selliseid mõistmisi, mis võivad tulla tõesti nagu välk selgest taevast selle kohta, kuidas me oleme oma energiat kasutanud, kas me oleme selle nagu oma suurmissiooni toetuseks piisavalt ise panustanud või universumiga piisavalt koostööd teinud või mitte. Ehk siis sa võid aru saada, et näed, 8 kuud tagasi ma mõtlesin sellele, et ma sooviksin luua midagi, mis sa siis luua soovisid, ja siis sa saad järsku aru, et oota, aga ma olen tegelenud kõige muuga, aga mitte sellega, mis on minu jaoks see kõige olulisem. Et siin on nagu see prioriteetide taipamise koht. Aga sellest ei ole midagi, kui me oleme tajunud, et me oleme mingi asja unarusse jätnud, sest siis me saame taas seda äratada. Et praegu ei ole veel hilja, et 9-kuulise tsükli lõpuni on siin veel paar nädalat aega. Et isegi kui see, mida sa siin 8 kuud tagasi unistasid ja soovisid, ei ole täies mahus täide läinud, ei tähenda see seda, et see ei oleks olnud vajalik õppeprotsess, mida sa praegu oled läbi teinud. Et ma mõnes mõttes soovitaksin teha ka sellist tagasivaadet ja vaadata, mis on olnud sinu nii-öelda praktika oma unistuste täitumise teekonnal. Kas sa oled lähtunud sellest visioonist ja tunnetusest, et sa juba eladki sellena, kellena sa soovid ennast tunda, kui su unistus on juba täitunud, et kas sa oled lähtunud sellest tunnetusest või sa oled olnud veel lähtumises sellest tunnetusest, et sul veel ei ole seda. Et siin tuleb selge suunis ja juhatus, et kui sa oled selles puuduse tunde minana harjunud toimima, siis teadvusta seda. Lihtsalt saa sellest teadlikuks, et ma olen olnud selles energias, et mul veel ei ole. Ja taotle selget tunnetust ja nägemust selle kohta, kuidas ma ennast siis tunneksin, kui ma juba olen selles kogemuses kohal, kellena ma soovin ennast tunda, kui mu unistus või unistused on täitunud. Ehk siis lae alla see tunnetus, et juba kõik läkski nii, nagu ma soovisin, ja lähtu sellest tunnetusest. Sellised suunised tulid sellele energiatsüklile. Väga põnev, ma olen väga tänulik. Universum, suur aitäh sulle, et sa nii imeliselt meid toetad ja väestad ja suunad. Ma olen neid kanaldusi tehes alati nii tänulik, et on selline kingitus mõista hingeteekonda sügavamalt ja keda kõnetab ja kes on sellest abi saanud ja kes on mulle ka kirjutanud oma kogemusi ja jaganud. Ma olen teile nii tänulik selle eest. Et ma olen mitmeid elusid sedasama Maia Asteegi astroloogiat tegelikult kasutanud ja see on nii ilus. Ma tunnen ise ka, et ma saan nagu selle oma ürgse iseendaga järjest rohkem kontakti, mida rohkem ma neid kanaldusi olen teinud. Et ma olen teile väga tänulik, kes te olete toetanud ka rahaliselt, et ma saan neid kaardilugemisi teile pakkuda. Aitäh teile südamest. 15 november. 15 november ütleb, et ära karda minetada oma mineviku mina, kes arvas, et ta peab tohutult
pingutama, väga palju ise ära tegema, et ära karda seda tragi ja töökat iseennast rahustada ja vabastada, et seda tuhkatriinu energiat saab ümber transformeerida. Ja kui sa annad selle tuhkatriinu rolli vabaks, siis nii nagu tuhkatriinu astus sealt kurja kasuema köögist välja ja elu tõi ta suurde piduenergiasse ja kuninglikkusesse, siis minu jaoks see muinasjutt ei tähista mitte seda, et ühesõnaga, ma ütlen seda, kuidas mina sellest tuhkatriinu loost olen aru saanud, võib-olla see kuidagi kõnetab või peegeldab sulle, mis sa oled ka tunnetanud, on see, et see tuhkatriinu ja kurja võõrasema sümbolistika ei ole see, et see võõrasema on keegi meist väljapoolt. Et see tuhkatriinu roll on meil ise võetud roll, kui me oleme mingil eluperioodil kaotanud enda sisemise juhatuse, ehk me ei olegi iseennast hakanud juhtima enda südame kaudu, et see kuri võõrasema on tegelikult meie enda mõistus, mis on sundinud meie südant tegema asju või kogema asju mingil sellisel moel, mida me oleme arvanud, et me peame tegema tööd selleks, et elus püsida. No ütleme siis selline tervenenud variant oleks see, et ma tegelen sellega, mida ma armastan ja seega ma loon ka sissetulekut ja leiva lauale ja kõik asjad lahenevad. Ja see, et tuhkatriinu sealt köögist välja tuleb ja otsustab peole minna, tähistab minu jaoks seda, et inimene lõpetab sellise automaatse rassimise, enda sundimise ja otsustab, et aga ma tahan ka õnnelik olla. Ma soovin ka lõbutseda, ma soovin ka nautida elu. Et see pallile tulek, kõrvits muutub tõllaks, on tegelikult see, et ma tulen oma mõistuse sunnist oma südamesse ja vaatan, aga mida ma tegelikult armastan ja kuidas mulle tegelikult meeldib. Ja see printsiga kohtumine ongi siis see, et minu küps naisenergia, mis on otsustanud, et ma ei taha rohkem kannatada, ma valin elada seda elu, mis mulle meeldib ja ma valin luua enda elu selliseks ilusaks ja meeldivaks, nagu mulle meeldib, siis ärkab sellest ka meie sisemine meesenergia, kes hakkab kandma meie sisemist kunagist tuhkatriinut nüüdseks siis printsessi kuningannat, tulevast kuningannat kätel. Et vot see on see allegooria, mida mina olen tajunud, et see tuhkatriinu lugu meile väga hästi õpetab. Ja võimalik, et kui me oleme olnud enda sees sellises enesesunnis, ükskõik kus on tulnud missugustest ajaliinidest või oleme pärinud või õppinud seda oma vanematelt või vanavanematelt või need veel 1000 aastat kõikidelt eelkäijatelt või kust iganes need mustrid on tulnud, siis need on ikkagi lihtsalt energia. Et need lood on lihtsalt energia, meil on võimalik seda energiat ümber transformeerida, et selle päeva energia räägib minust väga ilusti, et ma lasen lahti selle tuhkatriinu mängu enda sees selle rolli. Universum, näita mulle palun nüüd, ma olen nii tänulik, ma olen nii õnnelik, ma olen nii tänulik, et ma selle koha saan endast täielikult armastusega vastu võtta ja südames vabaks anda ja näita, kuidas see on võimalik elada. Et see on ühest küljest võib-olla selline ebamugav koht, nagu ma ütlesin, et selle nädala energia võib tuua sellist nagu ebameeldivat nagu rakumälu puhastust, võib-olla kuna sa olid eelmises kehastuses juba sellest tuhkatriinu energias, siis sa valisid selles kehastuses sellised vanemad, kes sind niimoodi kohtlesid nagu sa oleksid tuhkatriinu, võib-olla mitte kõige meeldivamalt, et need kogemused tulevad meelde.
aga see, kui su rakumälust, su DNA-st, su eelmiste kehastuste kogemus, need kogemused nagu nähtavale tulevad ja teatavaks tulevad, siis tagasi need enam ei lähe, saad aru? Niipea, kui sul mingi taipamine on tulnud, siis see on juba tervendus. Nii kui sa nimetad asju õigete nimedega, siis su mees ja naisenergia su sees on juba harmoonias. Nii et seda päeva ma nimetaksin valgustavaks pitsituseks. Valgustav pitsitus, et korraks on nagu kitsas ja siis sa saad aru, et aga ma olen välja kasvanud sellest rollist ja sa astudki sellest rollist lihtsalt välja. Ja see ongi selle päeva eesmärk, et sa ületad sisemise silla vana ja uue vahel. Ja siis sa võib-olla kohe ei näe seda uut rolli, aga kuidas siis saab elada. Aga see, kui sa oled juba vana vabastanud, teeb ruumi, et need teadmised ja taipamised saavad nüüd mõnusalt meie ellu voolata. Ja 16. november, pühapäev. Selle päeva energia räägib siis sisemisest impulsist, ütleme niimoodi, jah. Sisemine impulss, spontaanne voog, mis kutsub meid mõnulema, nautima, veetma aega üheskoos, looma sellist mõnusat atmosfääri. See on ka kusjuures teiste inimestega kohtumiseks väga hea päev, võib-olla mingi pidu või sünnipäev või koos olemine või koos maailma asjadele otsa vaatamine, et see võib olla väga tervendavate kohtumiste päev ja väga ilus südame avamise ja südame tervenduse päev, et kui mingid asjad on siin olnud varasemalt sellises ligadi-logadi staatuses, siis selle päeva energia aitab nagu vahepeal sügavalt hingata, et tulla sellisesse kergenduspaus, ütleme niimoodi, et mu mõistused rallide vahepeal lihtsalt tunda jälle rõõmsalt. Vau, meil on 4 Rafaeli kaarti, karikate 2 tuli ka veel, karikate äss, karikate 2, karikate 3, 1, 2, 3 ja 10. Vau, missugused koodid, et korraks tunnetan. Toimub mingisugune, ma ütleksin niimoodi, kollektiivne ärkamine. Ja vau, tuleb ka keisrinna kaart. Kollektiivne ärkamine kergendusse, lõdvestusse. Nojah, ega kui siin hingedel on ühine missioon vabaks saada ja tulla suuremasse lihtsusesse armastusse, siis täiesti loomulik, et see saabki nii toimuda. See päev võib tunduda lausa sellise portaalina, et kõik, mis enne seda päeva toimus, oli justkui enne seda, et siin toimuvad mingid väga suured imed, nihked, läbimurded, kergendused, selginemised, rõõmusõnumid, maagilised sündmused rulluvad lahti. Ja just nimelt puhkuse ajal ja une ajal võivad ka toimuda väga suured egokihtide vabastused meile, et meil tullakse ja valgus maailma poolt väga võimsalt praegu appi, et me ei jääks takerduma nendesse vanadesse lugudesse, sest kui juba kõikidel saab nendest vanadest meelemängudest isu täis, siis see on täitsa loomulik, et meie ühine otsus tulla kergendusse töötab lihtsalt, tõesti töötab. Imeline tulevik on ees ootamas. Ja siin võivadki tulla nägemused või ka kokkulepped kellegagi, kuidas tulevikus tahaks, et asjad liiguksid. Hästi stabiilne, hästi mõnus, vankumatu energia, et võimalik, et sa saad aru, et kui siin vahepeal on olnud mingisugune loksumine enda peas või sees, et ma ei tea, kuidas läheb, ma ei tea, et on ikka seda kahtluse mängu mängitud, et siis sellel päeval sa saad aru, tean küll. Ja ma tegelikult kogu aeg teadsin, et kõik saabki väga hästi minna. Vot sellised sõnumid uueks nädalaks. Suur aitäh teile kuulamast, vaatamast. Tuletan meelde, et saate neid abilisi endale eeltellida. 1. detsembriks peaksid need olema saabunud sinu postiautomaati.
soovin teile imelist, maagilist, vägevat, lahedat, toredat, uute voogude küllast uut nädalat, südameõnnistused ja kohtumisteni järgmistel kordadel. Südamest suur aitäh teile toetuse eest, olge õnnistatud!